Vaata www.mid.ee. See on meie innovatsioonilabori senine tippleiutis. Lühidalt öeldes, mobiil-ID on kõik ühes. Selle abil saad juba praegu teha pangatehinguid, anda digitaalallkirja, käia maksuametis, osta ühistranspordi pileteid ja tegelikult lisandub iga päev uusi kohti, kus mobiil-ID-d saab kasutada. Selleks, et endale saada mobiil-ID, on vajalik SIM-kaardi vahetus, mida saad teha kõigis EMT ja Elioni teeninduspunktides. Mobiil-ID-kaart näeb välja selline. See siin on minu peakaamera, mille abiga me saame sinuga koos kõike lähemalt vaadata. Enne, kui mobiil-ID-d saad kasutama hakata, pead sa selle aktiveerima, pannes mobiil-ID SIM-kaardi telefonisse. Seega, kas sa tahaksid mobiil-ID-d aktiveerida praegu või ta on sul juba olemas ja sa tahaksid näha, kuidas seda lihtsalt kasutatakse? Nii, aktiveerimiseks pead sa asetama mobiil-ID teenuse tellimisel saadud SIM-kaardi telefoni. Mina olen selle muide juba ära teinud. Nii, siin on mul ID-kaardi lugeja. Võtan ID-kaardi, panen lugejasse. Mobiil-ID-kaardi aktiveerimine toimub aga internetis, mobiil-ID koduleheküljel. Nii, siin ma olen. Vajutan ikoonile mobiil-ID aktiveerimine ja jätkan. Nüüd küsib arvuti, kas see on ikka sinu sertifikaat. On küll. Vajutan OK. Edasi tuleb sisestada ID-PIN1 kood. Seda ma teengi ja jällegi OK. Nüüd on jäänud vaid üks nupuvajutus. Ja kui kõik andmed klapivad, siis vajutan jätka ja mobiil-ID ongi aktiveeritud. Palju õnne! Oled mobiil-ID omanik ja võid seda lihtsalt kasutama hakata. Nõnda. Mobiil-ID on sul nüüd aktiveeritud. Mingeid lisaseadmeid pole sul enam vaja. Enda tuvastamiseks on sul nüüdsest vaja ainult mobiiltelefoni. Sa tahad teada, kuidas kasutada mobiil-ID-d võõras arvutis? Pole midagi lihtsamat. See siin ongi sassi arvuti. Selleks, et kasutada mobiil-ID-d, ei pea sa ilmtingimata kasutama oma arvutit või lisaprogramme. Sa võid kasutada mobiil-ID-d ükskõik millises riigis, peaasi, et on olemas mobiililevi ja internet. Vaata www.mid.ee.